Uudishimulikult tervisest. Naiste tervisest rääkides on menopaus tuttav mõiste. Me teame, et ühel eluetapil toimuvad kehas hormonaalsed ja füüsilised muutused, millega tuleb arvestada. Meeste tervisest räägitakse sageli vähem, hiljem ja tihti alles siis, kui mõni probleem on juba käes. Aga kas ka meeste kehas toimub vanusega mingi pöördepunkt? Mis muutub mehe kehas, südames, lihastes, taastumises, seksuaaltervises, viljakuses ja vaimses enesetundes? Ja kuidas peaks mees oma tervise vastu huvi tundma? Nii, et see ei tähendaks ainult eesnäärme kontrolli, vaid tervist tervikuna. Enne veel, kui asume saatekülalistega meeste tervise üle arutlema, kuulame ära, kuidas sõnastab meeste tervisega toimuva treener ja spordifüsioloogia õppejõud Karmen Reinpõld. Tänapäeval kasutatakse aina tihedamini ka meeste puhul väljendit menopaus. Kui naised jõuavad postmenopausi peale tormilist meresõitu, kus kunagi ei tea, kas purjetamisele laineharjal järgneb vabalangemine kuristikku, siis meestel on asjalood teistmoodi. Muutused mehe kehas toimuvad väga vaikselt, just nagu allakäik hormonaalsest trepist. Mugavalt ja ei nõua pingutust. Nagu konn, kes istub potis, mis täidetud veega, aga mille alla on läidetud lõke. Ja nii mõnusalt läheb aina soojemaks, kuni ühel hetkel ja tõenäoliselt just see järk-järguliselt ligi hiilivad muutused saavad nii mõnelegi mehele saatuslikuks. Igapäevast muutust on raske märgata. Aastaga tuleb mõni kilo juurde või jääb lihasmassi vähemaks. No ja mis siis? See pole ju suur asi. Aga nii, nagu paljud sündmused inimese elus lähtuvad mustrist, et kõik juhtub tasapisi, aga siis järsku kõik korraga, nii kipub ka tervis sama mustrit järgima. Sestap on mõistlik regulaarselt mõõta tervisenäitajad, et võtta kontroll elu üle enda kätesse, enne kui vesi keema läheb. Aga missuguseid mustreid iseenda ja laiemalt meeste tervises näevad meie tänased saatekülalised? Seda hakkamegi kohe otsast arutama. Meil on täna saates Ott Kiivikas ja Kristjan Pomm. Olge head, tutvustage end. Tere, mina olen Ott Kiivikas ja ennast tutvustades ütlen, olen endine tippsportlane. Täna tegelen personaaltreenerina spordiklubi Sparta. Lisaks siis arendan liikumisäppi FitSphere. Samuti paigaldame välijõusaliseadmeid Omnigym ja ütleme vabatahtlikust rollidest olen siis Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu president, kuulun ka Euroopa Maailma Kulturismiliidu juhatusse, olen kaitseliitlane ja laiemalt mulle lähevad korda kõik tervisega seotud teemad. Tere, minu nimi on Kristjan Pomm ja mina olen meestearst ja töötan Tartu Ülikooli kliinikumis, meeste kliinikus. Ehk et proovin iga päev teha midagi selle heaks, et Eesti meeste tervis oleks hea ja kui neil tervise mured on, siis neid osata omalt poolt aidata. Ja proovin ka enda elu nii elada, et igasse päeva ikkagi mingisugune tervislik käik mahuks. Mõnikord on see väljakutse, mõnikord see õnnestub paremini, mõnikord halvemini. Aga usun kindlalt sellesse, et hea tervis on see, et elus hästi hakkama saada ja soovin, et see nii oleks kõikidel Eesti meestel ja naistel samamoodi. Ott, millal sa viimati käisid ja andsid vereanalüüsi ja mitte sellepärast, et teada saada, mis sportlik seis on, vaid lihtsalt selleks, et teada saada, mis su kehas toimub? Ma arvan, et see võis olla eelmise aasta lõpus ja ma ei julge öelda, et see oli käesoleval aastal. Nii et ma arvan, et see sellisel ajal oli. Ehk see on sinu jaoks täiesti tavaline, et sa mitte ainult nagu spordi ja vormi mõttes ei vaata, et mis seis on Ott Kiivikasel, vaid et vaatad, et mis on kodanik Kiivikase tervislik seisund. Jaa, eks koos samamoodi vanusega on see teadlikkus suurenenud ja täna nagu ei oota enam siis, et kui kuskilt valutab, siis lähen. Ehk ütleme, kord aastas kindlasti ma proovin käia anda analüüsid ja vaadata, mis tervislik seisund näitab, kas see kajastab ka selles tundes, mis lihtsalt sees on või on võimalus midagi ennetada või avastada, millel võib-olla mis täna nagu märku ei anna. Kristjan, sina, millal sa viimati käisid oma tervise pärast arsti juures, mitte siis kolleegina vaatamas, kuidas kellelgi läheb, eks ju, mis punktis hea sõber on, vaid sellepärast, et patsiendina teada saada, kuidas Kristjani tervis on?
Viimati kontrollisin tervist selle aasta kevadel tõesti, et ikkagi aeg-ajalt peab üle vaatama olulised parameetrid, kas kõik on hästi ja rõõm tõdeda, et kõik oli täitsa hästi. Aga enne seda siis, kas see oli nüüd nii nagu Eesti mehel, et 30 aastat on olnud pausi, vaadakem üle, doktor, kus ma praegu omadega olen? Tõesti, tegelikult mul on ka selline ikkagi rutiin, et ma ikkagi kord aastas tõesti vaatan. Võib-olla mitte kõik, et saavad mingid teadlikud valikud tehtud, et mida siis on mõistlik kontrollida ja nii see on, et tõesti kuskil, ma arvan, 40. eluaastast see rütm tekkis ja nüüd siin natuke juba veel 10 võrra kaugemale jõudnuna on see tõesti muutunud iga-aastaseks. Võib-olla varem oli 4-5 aastase vahega. Kui juba praegu kõlas teie mõtetes see, et te tegelikult olete ikkagi üsna sagedased tervisekontrollijad, vähemalt nii see kalendrisse takkajärgi mõeldes teie sealt arstivisiite üles leides siis tundub, siis Kristjan, kui tihti sa tegelikult tead, märkad, kohtad neid lugusid, kus mees tuleb arsti juurde ainult sellepärast, et asi on tõsine või et naine saatis? Õnneks on seda tõesti järjest vähem, et ma arvan ja näen seda tegelikult ju, et meeste selline terviseteadlikkus ja arusaamine, et tõesti hea tervis tagab sulle edu ja võimekus hästi tööd teha, hästi tegelikult ka oma vaba aega veeta ja elust maksimaalselt nii-öelda rõõmu võtta. Et seal on tervis üks oluline nurgakivi ja seetõttu tõesti aina rohkem mehed tulevad ka nii-öelda ennetavalt oma tervist kontrollima ilma mõne kaebuseta või tõsise tervisehädata. Aga muidugi satub ka neid sekka, kus on asi käest lastud ja pikalt kannatatud, mõnikord ka lausa mitu aastat nii-öelda oodatud ja julgust kogutud, et siis lõpuks see teie arsti ukse taha ette võtta. Aga kui palju see proportsioonis siis ikkagi on, et kui palju neid on, kes on nagu, ma ise tean, mis ma teen. Mina olen mees, ma tean, mis ma oma tervise kontekstis tahan teada, mis samme astuda ja nii edasi, versus siis need, kelle jaoks see on juhus. Ei kui me jällegi võtame ikka uuringud aluseks ja mitte ainult lihtsalt sellist sisetunnet, et siis tõesti mehed käivad harvemini ennetavalt arsti juures kui naised ja see on ikka 20% võrra vähem ja tõesti juhtub nii, et siis kui lõpuks arsti juurde jõutakse, siis lõpuks see nii-öelda tervisega seotud väljaminek on see siis enda taskust või tervisekassa arvelt on lõpuks suurem, kuna haigus on lastud kaugemale areneda. Ehk et tõesti ikkagi mehed jõuavad natukene hiljem arsti juurde, kui nad võiksid jõuda. Aga osakaaluna mõeldes oma nii-öelda tavalises tööpäevas, siis ma arvan, et selliseid juhte, kus näed, et oi, et siin on ikkagi tõesti, et kus sa olid 5 aastat tagasi, kohtab väga harva täna, et sellised olukordi õnneks näeb harva. Pigem see on mööda läinud. Pigem õnneks see mööda läinud. Kui sa mõtled sellele samale kogemusele seal personaaltreenerina jõusaalis, siis muidugi need on mehed, kes juba on nagu milleski teadlikud. Muidu nad ei tuleks sinu juurde. Mõni muidugi tuleb sellepärast ka, et selfie teha kuulsa Ott Kiivikasega, eks ju, aga enamasti seal on ikkagi mingist teadlikust taga. Ja muidugi meeldib meestele rääkida oma võitudest, eks ju, kus keegi nagu pani ja kuidas seal läks hästi, ma mõtlen spordiradadel. Ja siis mulle tundub, et ühest vanusest alates meeldib rääkida ka vigastustest. Et aivat, kus mul on tead selle põlvega, vasakuga on ikkagi selline asi ja nii edasi. Aga see pigem mulle tundub, on nagu selliste ordenite ülelugemine ikkagi, et siin on tehtud poisid küll kõvasti, eks. Ja mitte rääkimine tervisest, mitte rääkimine sellest enda seisundist. Tundub sulle samamoodi või et kui palju mehed räägivad kellegiga tervisest, kes osaliselt nende enda tervist timmib? No ütleme nii, et võib-olla sellist seksuaaltervise osas väga mehed, vähemalt see seltskond, kes minu juures käib, väga ei räägi. Miks sa selle kohe võtsid ette praegu? Ma proovin nagu mõelda, mis teemadel me räägime, et loomulikult kui seksist ei räägi? No või ka sellest, kui, ma ei tea, kui regulaarne see on, mis võiks olla ka mingi indikatsioon üldse, et kuidas see mehe keha nagu toimib, mis funktsioonid seal toimivad. Et ütleme, seda nagu kuidagi see natuke nagu tabu, vähemalt ise sel teemal nagu väga juttu ei alustata. Teine pool on see, et kui juba on vigastused, siis millegi pärast kipub olema see, et kui mul on põlv valus, siis ma täna trenni ei tule nagu, et ma ütlesin, aga inimesel on nagu päris palju nagu muid lihaseid, liigeseid asju ka, et mis on ju tegelikult töökorras ja treenerile, kui sa tuled ja ütled, et mul on põlv valus, no ega siis me ei pane täna sind vägisi tegema mingit sinu jaoks ebamugavat harjutust, ma võtan seda arvesse ja me suuname tegelikult koormust, ehk tihti pigem ka nagu hästi lihtsalt
endalt tahetakse nagu võib-olla pigem tühistada neid treeninguid ära, et mul on varvas ja kellel on pöial ja ranne, ma saan aru, aga ma ütlesin kerelihased, seal ei ole kätega kuskilt ise kinni hoida, seal saab teha täiesti niimoodi treeningut, ehk pigem nagu jah, julgustaks nagu mõtlema selle peale, et isegi kui on, sest ma ütlen, ega mul annab endal tippspordist tulles ka kuskilt kogu aeg midagi tunda, ma ei saaks trenni minnagi põhimõtteliselt, aga ma lähen ja hindan seda seisundit ja mingid lihased võib-olla tõesti, kui ma tunnen ikkagi, et alaselg on ebameeldivalt pinges, ma ei lähe kangiga kükkima seepäev, aga ma teen jalasirutusi, kõverdusi, keretõsteid, asju, mis ei puutu nagu absoluutselt asja. Kristjan, kas see peab paika üldiselt, et need, kes teevad sporti, kes on jõusaalis seal Otiga koos, et nad on ka terviseteadlikumad või tegelikult siin omavahel seost väga ei ole, et nad on trenniteadlikumad, aga mitte terviseteadlikumad? Need alati ei pruugi tõesti olla võrdusmärgiga, et seal võib mõnikord tõesti olla ju sellist mustrit ka, et selle trennis käimisega justkui siis üritad kompenseerida endale mingid võib-olla ka vigasid tervisekäitumises ja justkui nagu parandada oma terviseteadlikkus selle läbi, et näeb ka seda. Aga loomulikult võib-olla suure üldistusena tõesti inimene, kes sporti teeb, ta ikkagi tunneb ju seda, et kui see tervis sul väga käest ära on, kas või ütleme südametervis, eks ole, ei ole enam võhma, ei jaksa, et ilmselgelt see mõjutab seda spordi tegemist ja võib öelda, et ilmselt nendel, kes sporti teevad, siiski tervis üldjoontes on parem. Ja ehk ka terviseteadlikkus natukene parem. Aga mitte 100% kindlasti. Räägime mehe kehast, mehe organismist ja püüame anda siin teadmise, mida võib-olla ei räägita nii palju. Räägime keha muutustest, hormoonidest, treeningust. Sõna eesnääre kõlab ka kindlasti siin selles vestluses. Ja me oleme tegelikult, ehkki naised, ma saan ka aru, ütlevad, et ei, et menopausist küll räägitakse, aga mida see päriselt tähendab, kuidas see inimese organismile mõjub, mida see kaasa toob, siis meeste kontekstis sellest vananemisest ja teatud punktist ülejõudmisest ei ole minu meelest peaaegu üldse juttu. Ja kui ma otsin, ma kuskilt leian mingi asja, mille nimi on andropaus, kas see käib meeste kohta? Jah, tõesti, see mõiste on kuskil käimele läinud, aga tänapäeval ta tegelikult ei ole korrektne ja mõiste sisune. Tegelikult mehel sellist olukorda tekibki andropaus ehk siis meessuguhormooni normaalne kehaomane tootmine ühes mingist ajahetkest täiel määral ei eksisteeri. Et tegelikult võib olla mehel see meessuguhormooni tase väga kõrge eani 80-90 eluaastani igati korras. Ehk et tõesti andropausi kui sellist analoogselt naistega, kus tekib tõesti naissuguhormooni väga selge hulga vähenemine kehas tootmise näol, meestel ei eksisteeri. Ehk see testosterooni langus, see on ikkagi nagu veel rohkem ka millestki muust seotud, mitte ainult nagu vanusest konkreetselt. No tal loomulikult on ka vanusega seos, et on selline suur üldistus võimalik teha, et kuskil 40 eluaastast umbes 1% aastas tõesti väheneb meessuguhormooni tootmine siis mehe munandites. Kui mõelda, et kui kiire see 1% languse juures, siis see olukord on kui ta nullini jõuab, ikkagi väga kaua võtab aega. On palju olulisemaid tegureid, mis seda mõjutavad, näiteks ülekaal, et kui mehe kehamassiindeks on üle 30 tegemist rasvumisega, siis me saame tegelikult tänu teadusuuringutele öelda, et siis see meessuguhormooni ehk testosterooni tase on ka kuskil 30% madalam. Ja nii on tõesti väga selgelt näha, et näiteks ülekaal, mis täna on üks väga suur terviserisk, nii südame veresoonkonna haigusi, aga ka mehe seksuaaltervist, mehe viljakust, seda sama testosterooni silmast pidades, siis see tegelikult on see, mis seda kõige rohkem mõjutab ja siin tõesti väga palju on mehe enda teha. Meil siin samas nende vestluste käigus on juba viidatud sellele olukorrale. Doktor Viigimaa ütles, et see testosterooni languse algus on tulnud varasemaks. Kas sa kinnitad seda? Vot see nüüd jälle sõltub, et mis uuringu me seda väites aruseks võtame, et ma arvan, et see ei ole niimoodi, et see sõltubki jälle, et kui me võtame Eesti rahvastiku ja tänase olukorra, kus ülekaalulisi kindlasti on rohkem, kui seda oli 20 aastat tagasi, et selle järgi me võime tõesti öelda, et justkui jõuab ta varem, aga ütleme, nüüd inimese keha toimiks täna kuidagi teistmoodi kui võib-olla 20 aastat tagasi, nii ma ei usu, et see on, aga tõesti on ju tänu ülekaalu olulisele tõusule meie rahvastiku osakaaluna, siis loomulikult me näeme seda meessuguhormooni vaegust ehk andropausilaadset olukorda järjest sagedamini.
Kristjan, mis mehe kehas, kui sa ütled, et see muutus ei ole selline nagu pöördepunkt, eks ju, aga mis selle vanusega siis tegelikult meie kehas muutub? Hormonaalselt, millest me juba natukene rääkisime, füüsiliselt ja võib-olla ka vaimselt, et mis need muutused on, mida üks meestearst näeb ja teab, et meest ootab ees? No ühtpidi, eks ole tõesti seesama meessuguhormooni vähenemine vaikselt, eks ole, tekib, mis võib mõjutada väga palju inimese käitumist, et me teame, et see meessuguhormoon on oluline nii, eks ole, lihaskonna funktsiooni hoidmiseks, lihase kasvuks, lihaste hoidmiseks. Samamoodi mõjutab meie nii-öelda vaimset olukorda, kui hästi me suudame ka keskenduda, ehk ka sellise vaimse tervise nurgakivi anda väga selgelt, pluss ta mõjutab inimese seksuaalsust. Kolmandana me näeme seda, eks ole, tõesti kahjuks seal kuskil 50 vanusest või natukene ka varem ikkagi ka järjest keerulisem on tegelikult hoida seda lihastoonust, lihasmassi, ehk et selline vaikne lihaskonna nii-öelda taandarenemine algab ka ja siin ongi nüüd mehe enda teha, eks ole, et ühtpidi hoida enda kehaliselt aktiivne, hoida just nimelt seda nii-öelda, et see testosterooni tase, eks ole, tänu ülekaalule ka ei läheks alla, vaid vastupidi, hoida seda normkaalu, hoida füüsilist aktiivsust, sellisel juhul tegelikult see lihaskadu, eks ole, ei ole nii suur. Ilmselt muutub ka ainevahetus aeglasemaks, ehk et tegelikult kergemini tekib see ülekaal, et selles mõttes tuleb olla nii-öelda tark, et tulebki järjest rohkem olla nii-öelda teadlik oma tervise käitumise, söömise valikutes ja sellisel juhul ei jää mees kunagi vanaks. Et tegelikult mingit andropausi või sellist selget vananemist ei pruugigi ette tulla, kui sa oskad õigesti elada. Ka uneaeg näiteks väga oluline selleks, et see sama meessuguhormooni tase oleks piisav, et see uni on vajalik nii vaimses mõttes taastumises, füüsilises mõttes taastumiseks, kui on ka väga hästi teada, et see 7-8 tundi uneaega on ka ülioluline, et tegelikult see sama hormoonsüsteem mehel normaalselt toimiks ja see testosterooni tase oleks piisavalt kõrge, et mees tunneks ennast ka 50-sena, 60-sena täis jõudu ja energiat. Aga ikkagi, mis see kõige suurem muutus on? Mis aja jooksul nende samade kümnenditega, võib-olla sealt samast 45. alates, 50. alates ees ootamas on. Et selle testosterooni asja me rääksime ära, et see muudab kindlasti lihase hoidmise raskemaks, lihase kasvatamise veel keerulisemaks, eks ju 25-sega enam sellisel kombel võistle. Eks ta ongi selline komplekt, et ühtpidi tõesti seesama ka see nii-öelda unekvaliteet kipub vähenema tegelikult, et raskem on jääda magama, raskem on hoida seda uneaega. Võib-olla raskem on ka ennast välja lülitada sellistest nii-öelda päevategevustest, kui on väga stressirikas töö, et siis tõesti see kõik keha nagu dünaamilisus vananemisega mingil põhjusel muutub ja seda kohati nagu ei ole võimalik, eks ole, ütleme, ignoreerida või ära parandada, et siin parandab seda see, kui sa oskad oma elustiili muuta, et sa tõesti võtad selle aja õhtul, et nii-öelda rahuneda ja lülitada välja enda, eks ole, mingisugustest nii-öelda segavatest teguritest, et sul tuleks õigel ajal uni, et see uneaeg jääks piisavaks. Ehk et kõik sellised ainevahetuse aeglustumised, une kehvemaks muutumine, mingis mõttes nagu paratamatu, aga seda ei tohi nagu ka üle dramatiseerida ja ka käega lüüa, et nüüd ongi nii ja ma ei saa mitte midagi teha, et saab küll. Ott, kas ma võin öelda, et sa oled 48? Kuulajale praegu. Miks ei või? Ei, väga hea, siis ma ütlen, no nii, Ott, sa oled 48 ja mõni hetk tagasi sa ka lõpetasid oma nagu siis nagu tegevsportlase. No sellest on ikka natuke aega tagasi. No mõned aastad, eks ju. Ja, no 41 ma olin tegelikult maailma reitingu number 1. No täpselt, ma seda tahangi öelda, et see oli selle sama 10 sees veel. Mis sa oled, Ott, märganud? Mis vanusega sinu kehas muutunud on? Kogu see taastumise jõud, vastupidamine, uni, et kui kiiresti su keha praegu koormustest taastub? Noh, kindlasti taastumine mingil kujul on ikkagi aeglustunud, aga mitte nii, et nüüd ei maksa trenni minna. Selge on see, et täna need koormused, mida ma annan, eks ma treenin 4-5 korda nädalas ikka treenin ja käin mängin tennist ja jooksen ja tõstan kangi mõõdukalt. Selge on see, et kui ma vaatan tagasi veel paarkümmend aastat tagasi need treeningpäevikud, ega siis tuleb endal ka siuke ausalt öeldes lihtsalt mõtled, mis koormus see keha nagu talus, ja selge on see, et sellist koormust me kirjuta täna kellelegi ette ka, et eks ta oli selline eksperiment. Aga mida ma panen tähele, loomulikult ongi ikkagi, et samasugust sest koormusest taastumine on aeglasem, aga kui ma seda tean, siis ma ei annagi samasugust koormust, nii et tegelikult kusjuures üks huvitav asi on, ma üks aasta tagasi tegin sellist eksperimenti, ma
paratamatult, ega see kogu see režiim on ju endal ka läinud ja motiveeritus nüüd meeletult tervislikku eluviisi elada on endal ka vähenenud, tuleb tunnistada, et ikkagi kui on ikkagi sauna õhtu ja või reede õhtu, sa lähed ikka oma õlled mingisugused ja asjad, et ma ei ilusta seda pilti, mis ta nagu on. Aga samal ajal, kui on seal mõõdukalt ikkagi füüsilist koormust on tehtud alla. Ma võin nüüd tulen korraks vahele. No. Siis, kui seal siis Kopli serval oli võistlus ära toimunud, pärast seda pandi ikkagi kanget. No ikka pandi ja korralikult pandi. No täpselt, ma tahangi öelda, et seda on nagu korralikult nagu pandud. Ehk selles mõttes see nagu, kuidas sellel hetkel nagu see heas vormis keha suutis ära taluda isegi need peod, eks ju võistluse järel ja varsti oli uus võistlus, et see on ikkagi, sa räägid siin paarist õllest praegu. No ütleme, kange tarbimine minu puhul on selgelt vähenenud. Ma pigem täna tarbin lahjat alkoholi ja ma ei taha sellega kuidagi oobelda nagu, aga ja ma olen ka alati ütlenud, et ka oma loengutel, kui ma käin tegema, ütlesin sõbrad, et neid päevi, kus te tervist edendavaid tegevusi teete, peaks nädalas olema rohkem, kui te teete lagundavaid tegevusi. Väga lihtne matemaatika, siin on 7 päeva. Tõeline, see on üks reegel, millest võiks ma ei tea, mulle vähemalt tundub endale niimoodi, et kui ma enam-vähem niimoodi nagu suhtun, sest vaata, kui sa ütled, et seda ei tohi, teist ei tohi, ma teen ju pidevalt iga nädal kuskil räägin tervisest. Siis kui sa ütled, mitte midagi ei tohi teha, kõik on kahjulik ja kõik on see, sa ei jaksa esiteks, keegi võtagi tõsiselt ja teisest küljest, kui sa ise ka ei ole päriselt selline, mul ei ole mõtet seda pilti ilustada, eks ole, ma räägin nii nagu on ja tahan ise ka elus samamoodi mingil kujul mõnu tunda, tunnen ka, et mingil kujul nagu ka selline mõõdukas alkoholi tarbimine kuidagi mind mingil hetkel maandab, mul ei ükski tegevus sellepärast tegemata ja ega järgmine päev ka kehaline aktiivsus tegemata, ehk ma arvan, et ja selge on ka see, kõigile ei sobigi see, vaat siin ongi see, et millegipärast, ma ei tea, kas sellest, et see maks nii paganama hästi töötab või mis, aga ütleme, kui sellist pohmelli või sellist, ma ütlen ausalt, ega minul naljalt eksisteeri, et mul ei ole nii, et mul järgpäev halb olla või pea valutab, see näitab ka mõnes mõttes nagu sellist maksatervist. Aga selles mõttes ma tulen siia jutu algusesse tagasi, et sa küsisid, et mis keha nagu teeb, et tõesti, ta aeglasem on, aga ma tegin eelmine aasta ühe eksperimendi, kus ma 3 kuuga mõtlesin, ma nüüd fokusseerin ja treenin nii, nagu ma seda enam-vähem tegin ja vaatan, kuidas keha muutub. No see muutus oli tegelikult drastiline, see oli põhimõtteliselt selline lihasmälu oli selline, et ma olin ikkagi vormist, ütleme enda kohta väljas, tavainimese mõttes kindlasti vormis, aga mingil hetkel, kui see endale see peegelpilt ei meeldi, mida sa vastu näed, sa saad, et rasvamass on selgelt suurenenud, lihasmass aega on kadunud, sa ei meeldi ise endale enam oma keha, siis ma tegin 3 kuuga põhimõtteliselt sellise võistlusvormi laadse toote. See reaktsioon keha puhul, ütlen ausalt, ega see suurt ei erinenud sellest, mis ta oli 8 või 9 või 10 aastat tagasi. Ehk keha tegelikult jube hästi reageeris, jõunäitajad suurenesid 30-40%, loomulikult mitte nüüd mingid rekordid tagasi, aga väga lähedale nendele numbritele, mis nad kunagi olid. Rasvamass vähenes väga hästi, ma võtsin vist maha, ma pakun 3 kilo taljest kadus ära 11 sentimeetrit. Siis sa saad aru, et sa ei teinud mitte lihast hävitavalt, vaid ma pakun välja, et selle aja jooksul lihasmass tegelikult suurenes, rasvamass vähenes, sest vastasel juhul oleks kehakaal pidanud olema langema rohkem. Nii et tegelikult inimese keha ei vanane päris niimoodi, nagu me siin ka enne mainisime, et homme ärkad ja oled vana nagu. Ja ta reageerib, kui on varasem kogemus all, on väga palju uuringud ka näitad, et tagasi mingil kujul sa saad palju kiiremini kui alguses nullist treeninguid alustada. Seda ma näen ise ka, et kellel on paus, tulevad tagasi, päris ruttu inimene taastub tegelikult enda vana mingile tasemele tagasi nagu jõunäitajate osas vähemalt. Kristjan, mida sa kuuled, millest Ott räägib praegu? Mis sinu jaoks siin helisema hakkas? Selles mõttes see nii tõesti on, et mingid protsessid lähevad aeglasemaks, aga nagu öeldud, ei pidudu, eks ole, lõplikult, et siin tulebki lihtsalt ennast nii-öelda ree peal hoida, et see on kõige tähtsam. Ehk see, mis mulle jääb kuidagi siin nagu hetkeks kõrvu, et ükskõik ja selge on, et inimestel on elus väga keerulisi asju, väga keerulisi aegu, siis noorena korraks siiski tasub olla keskendunud selle vormi nagu saamisele, vormi tekitamisele, sest et see tänab sind sellel hetkel, kui sa ühel hetkel mõistuskoju jõuab ringiga ja saad aru, et seda on tõesti vaja, et siis on midagi lihtsamini taastub maas või midagi lihtsamini võimalik saada uuesti. Ja kindlasti, et juba kasvõi see harjumus ütles üldse sporti teha, eks ole, et see ikkagi tekib ju sealt lapse eas, sealt peab see alguse saama tegelikult, et sa tahad liikuda, et sul meeldib õues, eks ole, joosta, jalgrattaga sõita, kuskil trennis käia, et see harjumus peaks tegelikult tõesti tulema kooliajast, veel parem, kui ta algab juba lasteaiast, et kui seda ei ole, siis tõesti, eks ole, 50-selt otsustada, et nüüd ma hakkan spordimeheks, no ilmselt 70% see ebaõnnestub, võib-olla mõni murrab
välja, aga sa lihtsalt su lihaskond ja ei ole selleks enam võimeline selles eas. Fundament võib adud õigel ajal ikkagi lapsepõlves. Teatud liigutus ja motoorika on sama, mida me omandame lapsena. Kõige parem näide, ma olen ise korvpalli mängi, käsipalli. Kui ma võtan täna kossupalli kätte, inimene, kes ei ole võtnud, ma näen, sa saad aru, et need liigutused kohe on olemas. Kas see vise nüüd kohe kõik sisse läheb, see on teine asi. Või tennisemängijad, näiteks lapsepõlves tennist mänginud inimesed, vaatad, ütleb, ma ei ole 20 aastat reketit käes hoidnud, saad aru, ta tuleb ja sa võid käia siin personaaltreenerina, võid käia trennis 5 aastat ja ta tuleb ja loputab sind ikka, kuna ta on lihtsalt lapsepõlves mänginud. Et see on hea näide, kuidas nagu mälupildist ei kao, tegelikult inimene ei kaota neid oskusi jäädavalt ära ja need taastuvad päris ruttu teatud maale tagasi. Ott, kuule, aga lihtsalt kui läks juba siin praegu nagu sinu keha muutusest jutt selle peale, siis sa tegelikult oled nagu päris sellise pöörase muutuse ju läbi teinud, eks ju, et see tippspordist loobumine, vahepeal tahtmine, eks ju, proovida korraks tulla see uuesti tagasi selle juurde ja nüüd siis see teistsugune nagu rahunenud elu. Mis on see, mida sa võib-olla nagu oma keha juures oled märganud või küsimus tekkinud, sa saad praegu Kristjani käest küsida kohe, et mis on see võib-olla, mida sa oled ise nagu endas kandnud, aga ei ole siiamaani võib-olla saanud nagu küsimuseks vormistada. Teeme kohe selle katse, vaatame, et Kristjan oskab vastata sulle. Sa ma ei oskagi Kristjani käest midagi küsida, sest vaata, kuna ma käin ja teen ise ju meeste tervise loengud, siis kõik need testosterooni teemad, PSA teemad, kõik need asjad on sisuliselt need, mida ma olen lihtsalt ise uurinud, lugenud, nii palju kui täna on ju seda informatsiooni on piisavalt nagu käes. Ehk mul on väga raske isegi samal teemal esitada küsimus, kui sa käid samal teemal ise teisi harimas mõneti, täpselt mitte nüüd arsti vaatenurgast, aga nagu treeneri vaatenurgast ja ausalt öeldes ega ei oskagi midagi küsida. Mis sinu käest kõige sagem küsitakse nende samade loengute käigus, nende samade loengute lõpus, mis on need, millele siis mehed tulevad vastused otsida? Pigem on ikkagi see sama, et mingilt maalt nagu mehed arvavad, et nüüd ei ole mõtet nagu alustadagi nagu treeningut, ma olen nii vana, mis mina enam. Siis ma toon nagu näite, et vaadake, et kui veel 30 aastat tagasi oli Eesti meeste keskmine vanus, kui taas ise Eesti oli 61-62 eluaastat. Öeldigi, et keskmine Eesti mees elab kuni pensioni ja siis sureb ära. Ja statistilist nii oligi. Täna on see juba 74, ehk sisuliselt tegelikult me elame täna juba 13 aastat kauem ja kui sa küsid, et kui palju me nüüd tervislikumalt elame, jah, terviseteadlikkus mõneti on tõusnud, aga ütleme, ega külapoe taga see jõrisemine ei ole ju tegelikult kuskil ära kadunud. Et seda, et avalikult suitsu ei tohi teha, seda ei tähenda, et suitsetajad ära on kadunud, eks ole. Ehk sisuliselt, ega me nüüd liiga palju nüüd tervislikumalt ei ela, aga tänu meditsiinile me elame täna, ma julgen öelda suuresti ja infotehnoloogia arengule, et nagu ka ütleme mingi kujul hariduse arengule, me elame lihtsalt kauem, kuna meid hoitakse tihti elus kauem. Nii et see on nagu üks asi, avastatakse palju asju tõenäoliselt varem, kui mingil jugul varem see võimalik üldse oli, nii et see on nagu võib-olla see probleem, millel nagu rõhuda, et kui mõni mees ütleb, ma olen 60, mis ma siin enam, selgub, et kui talle, ütleme, hea geneetika on antud ja vähe võib-olla ka selliseid kaasavaid haigusi, see vend võib tegelikult 90 elada. Nüüd ongi küsimus, et millised sa see 30 ehk 1/3 elust veel elad, et kas sa lased ennast ringi talutada või siis sa tahad ise enda kehas hakkama saada ja suuta punktist A punkti B pluss igapäevaste tegevustega hakkama saada. Ma arvan, et see on kõige suurem selline filosoofia, millele nagu täna oleks hea mehi mõtlema panna nagu. Kuule, aga Kristjan, räägi natukene selgita veel seda, et kuidas see testosteroon siis meie kehas töötab, mis see on, mis ta siis teeb, me rääksime siis lihast ja kõige sellest, aga et kus ta tekib üldse, et kui ma lähen siit mööda Jõe tänavat, hingan sügavamalt sisse, kas ta tuleb juba või et ja mis see siis tema nii-öelda see tööprotsess inimese kehas on? Et tegelikult meessuhormooni roll juba on üsasisesel perioodil väga oluline, et eks ole juba varasel lapse arengufaasis, alles ema kõhus olles, eks ole, poisslaps, ta ei arenekski selliseks, nagu poiss olema peab, kui seda meessuguhormooni ei oleks. Ja tõesti siis puberteedi east hakkab seda mehe keha, eks ole, seda meessuguhormooni rohkem tootma tänu sellele, tegelikult mees arenebki selliseks, eks, aga nagu mees välja näeb, et on hääl madalam, karvakasv seal, kus naistel, eks ole, ei ole lihasmass on teissugune, pluss, eks ole, mehe viljakusega, seedmerakkude tootmisega on kõik see seotud, et munandid on siis see koht, kus seda testosterooni mehe keha toodab ja reguleerib seda siis hüpofüüs-hüpotaalamus, aju siis hormoonsüsteemi reguleerivad osad. Ja tõesti, eks ole, uneaeg mõjutab seda, nagu räägitud, kehakaal mõjutab seda,
ka tervisekäitumine, ka väga suur näiteks alkoholi tarvitamine võib selle süsteemi täiesti pea peale pöörata, on ka erinevad ravimid, mis võivad selle ära rikkuda. Ehk et neid nii-öelda mõjureid on väga-väga palju, aga tõesti on ta vastutav, eks ole, osalt ka ainevahetuse eest, et tõesti on ka teada kolesterooli ja ainevahetusega, näiteks on see testosteroon seotud veresuhkru ainevahetusega. Kuule, aga kui sa ütled, et on seotud kolesterooliga, kas kui mul on kolesterool mõõdetud, siis testosterooni taset enam pole mõõta vaja või need ei ole? Kindlasti ei ole see nii, et võib-olla kolesterooli osas on ka selliseid võib-olla nagu väärarvamusi või üldse ka, eks ole, sellist suhtumist, et kui mul ühtki kaebust, järelikult arsti juurde ei ole vaja minna, aga sama kolesterool näiteks, ega seda ju ei tunnegi. Ja kui tundma hakkad, siis on juba hilja, eks ole, et mis see kõrge kolesterool teeb, et veresoone tupjuvad ära, tekib, eks ole, kõrgvererõhutõbi, esimesel märgina tegelikult erektsioonihäired keskeas, ongi sama märk sellest, et need peenikesed arterid on ära lupjunud kõrgest kolesteroolist ja kui nii jätkata, siis 10 aasta pärast on insult ja infarkt ja kehvemal juhul saabki elu niimoodi otsa. Et tegelikult, kui sa mõtled nagu targalt ja tead, et sul perekonnas näiteks on olnud palju veresoonkonna haigusi, väga noorelt keegi kuskil sugulastes surnud infarkti, insulti, mis see võib olla märk, et sul ongi selline perekondlik näiteks eelsoodumus kõrgemaks kolesterooliks. Ja siis loomulikult tuleb ka seda õigel ajal mõõta ja tõesti ka siis proovida tervisekäitumise toitumisega muuta või mõnel juhul tõesti alustada raviga ka juba siis, kui ühtki kaebust ei ole, et kõik need hädad, mis võivad olla tõesti fataalse, eks ole, elule väga selge negatiivse pitseriga nii-öelda ära hoida. Aga seda testosterooni mul perearst ikkagi ei mõõda või mõõdab? Juhul kui on, eks ole, madalale testosteroonile omased kaebused, siis loomulikult võib mõõta. Milleks näiteks ongi, eks ole, seksuaalhäired, üldine ebamäärane väsimustunne, et midagi ei viitsi, mitte midagi ei taha enam teha. See on täna igal teisel? See kohati ongi igal teisel ja võibki, eks olla segadus ka arsti jaoks, et kas see on nüüd depressioon, on see vaimse tervise mure või see hormonaalne häda. Et tegelikult need kaks asja võivad üksteist nii-öelda ära peita, ehk et tegelikult tasub selliste nii-öelda väsimuste, ebaselgete väsimuste puhul tõesti meestel teha ka meessuguhormooni analüüs, mida me täna oleme nii-öelda psühhiaatritega rääkinud, perearstidega rääkinud ja see mõtteviisi arusaamine, et see testosteroon on üks selline mehe nii-öelda väga oluline hea olemise nurgakivi on järjest paremini kohale jõudnud ja järjest rohkem seda tõesti ka mõõdetakse. Mina pean tunnistama, et mina ei tea, mis mu testosterooni tase on. Kas sa tead? Minu oma teaks seda, kas sa ise tead enda oma? Mõõtmas, aga mõtlen võib-olla siin arst parandab, aga ma arvan, et minu arvamus on see olnud, et ütleme, et testo puhul on ka oluline see, et kui sa kuidas ma seda nüüd väljendan, et kui sa ikkagi hommiku tõused ja poiss on püsti, siis ei ole mõtet nagu muretseda esimese hooga, et äkki ta nüüd on madal. Et tavaliselt see isu ja see kaob ära, nii palju kui spordis vähemalt oli, kus ta maha tegelikult reguleeriti, oli ka ülisuure koormusega. Vaata, üks põhiline asi, mida võib-olla inimesed teagi, kui me räägime, sport on kasulik ja tehke rohkem trenni ja need, eriti kui ta läheb ultraspordiks, siis tegelikult sealt hakkab seda testot ka tegelikkuses maha nagu reguleerima ülisuure koormusega. Ja ma olen seda ise lihtsalt tipspordis kogenud, et kuigi see tegid pidevalt kangitreeningut ülisuure mahuga, mis peaks teda stimuleerima ja meil oli samal oli Tartu Ülikooli uuringud olid ka, mõõdeti keha koostist ja mõõdeti hormoonide taset. Ja see oli näha 3 kuu jooksul, kuidas samamoodi testosterooni tase tegelikkuses nagu langes nende suurte koormuste juures, eks ole. Aga praegu, kuna ütleme niimoodi, et seksuaalelu üle ei kurda, ei ole seal probleeme, siis kuidas nüüd öelda, ma ei ole nüüd läinud tõesti eraldi nagu testosterooni viimaste mõõtmiste juures nagu mõõtnud. Kristjan, kas see ütleb ära, kui telk on hommikul püsti, et kõik on hästi? Mõnes mõttes ta isegi rohkem ütleb selle südame-veresoonkonna kohta, ütlebki seda, et tõesti need peenisarterid ei ole nii, eks ole, lupjunud, ehk et see märk näiteks, kui ei ole hommikusi erektsioon enam mitmeid kuid kogenud või lausa aasta aega ei ole kogenud, siis ta ühtpidi võib olla tõesti märk, et ongi meessugormooni puudus, teine on ka see, et ongi see ateroskleroos ehk veresoonte lupjumine jõudnud sinna, et veri ei käigi enam peenises ring, ehk et see hommikune erektsioon ei ole kindlasti ainult seotud meessugormooni tasemega, tõesti üks osa sellest, aga mitte ainukene, ka une kvaliteet näiteks mõjutab seda öist ja varahommikust erektsiooni, et kui pikk on uneaeg, kas on seda REM-unefaasi olnud piisavalt, mis ka kogu seda närvisüsteemi aktiveerimisüle tegelikult selle erektsiooni tekitab, aga jah, mingi indikaator ta on ja loomulikult ei ole nagu rutiinis vaja kõigil meestel nüüd tormata täna, eks ole, perearsti juurde ja koputada uksele ja nõuda, et mul on vaja mõõta meessugormooni tase, loomulikult see nii
nii ei ole. Aga juhul, kui on kaebused, mis viitavad sellele või tekib küsimus, miks siis on see väsimus? Miks ei taastu enam füüsilisest pingutusest nii hästi? Miks ei suuda enam nii hästi ka tööl vaimset ülesannet täita ja keskenduda? Miks on erektsioonihäired või huvi suguelu vastu madalamaks muutud? Siis sel juhul on loomulikult mõistlik see meessuguhormooni analüüs teha, kas siis perearsti juures või siis küsida perearstilt saatekiri ja tulla selleks näiteks meestekliinikusse meestearsti juurde. Mida saab selle juures siis teha, kui on selge, et on vähenenud ja kui ei ole seda, arusaadav, on kuskil võimalus, eks ju, kohe kõigepealt oma enda eluviisiga seda asja muuta, aga kas testosterooni timmitakse kuidagi nagu ravimi abil ka tänapäeval, et toetatakse seda elustiili või elu jätkumist, mitte stiiliga on siis võib-olla probleem, aga et kas seda sisuliselt saab teha? No esimese asjana me ikkagi arstina alati mõtleme, et kas on mingisuguseid käike, millega me suudaksime inimese enda keha panna seda hormooni normaalselt, eks ole, tootma, kas on mingi füsioloogiline võte, millega me saaks seda aidata. Et juhul, kui seal ongi näiteks, eks ole, unerežiimiga tõsised hädad, mõnel juhul on väga raske, et kui inimene teeb öötööd näiteks vahetuste kaupa, et siis on üsna selge, et peale öövahetusse hormoonitase tal ongi madal ja seda muuta on väga keeruline. Mõnel juhul jälle on, eks ole, võimalik minna teadlikult normaalsel ajal magada see 7-8 tundi ikkagi vähemalt püüda sinna poole, eks ole. Teine on, et kui on selgelt ülekaal, eks ole, mõõta ära see vöö ümber, kui see on ikka üle meetri ja just see kõhupiirkonna raskude on liiga palju, siis tuleb muuta oma toitumist ja liikumisharjumusi, ehk et üle selle väga hästi saavutab tegelikult mõne kuuga kaalu langus, eks ole, pluss sellega testosterooni taseme tõusu. Ja tõesti ka näiteks sportimine, et tõesti see, nagu Ott siin rääkis, et selline kestvusalade harrastamine, et tõesti maratoonerid, muud sellised, kus pannakse viimane välja, eks ole, see kestab kuid ja kuid selline ülepiiriline treenimine, et see tõesti viib selleni, et see meessuguhormoon on madal. Teistpidi, kui see üldse ei liigu, siis ta on ka madal, eks ole, et selline mõistlik füüsiline koormus ka aitab väga selgelt seda testosterooni taset tõsta. No just jah, et need äärmused on tavaliselt ühel ja teisel juhul, jah. Ja sama on ka toitumise, kusjuures olgu öeldud, et samamoodi ka mõõdukas loomne rasv on vajalik samamoodi testosterooni tootmiseks, ehk tegelikult seal ongi, et kui ka inimesed näiteks, kes on sellisel rasvavabal justkui dieedil, mida ma näen toitumises ka, siis ärge imestage, kui testo samal ajal tasapisi ka maha jookseb, sellepärast, et ei ole sobilikke nii-öelda siis rasvappeid, millega saaks seda produktsiooni alustada. Kristjan, millist trenni mehe keha siis vananedes vajab? On see rohkem jõutreening, vastupidavus, liikuvus, taastumine, ma ei tea, venitused, mis see on, mis on nii-öelda baas kõigele sellele, et tunda ennast vanuse kogunedes hästi? Et mingid pidi tõesti see lihasmassi kadu ikkagi vaikselt, eks ole, tekib, et ühtpidi tuleb sellele tähelepanu pöörata, et tõesti sellist füüsilist, eks ole, trenni ikkagi teha, et hoida seda lihastoonust, mis sul selgroo ja su rühi, eks ole, kas või korras hoiab, et kui see kõik ära kaob, siis tekivad väga erinevad, eks ole, seljahädad, muud valud ja nii edasi, eks ole, et ilmselgelt see füüsiline lihas ja treening on oluline, aga teistpidi loomulikult ka see võhm, et hoida, eks ole, et mõlemad ikkagi tasakaal, et siin ei ole nii, et pane ainult nüüd kangiga kükke või ainult venitusharjutusi või ainult, eks ole, jookse, et pigem on see ikkagi kombinatsioon see, mis aitab seda keha hoida hästi toimimas. Ott, sinu kogemus 40, 50, 60, kas nende kümnendite vaates on sinul neile kõigile mingi erinev lähenemine? Aja jooksul mõneti on, sest ma näen ka ju, kui tulevad, tähendab, ma ei räägi enam 50, 60, ma näen iga hommiku pluss 80 vanuses inimesi, kes tegelevad 2-3 korda nädalas järjest jõutreeninguga ja olgu öeldud, et 25-30 aastat tagasi sellist asja ei näinud. Täna hommikuti teatud hetkel on eakaid pluss 70 vanuses on saalis rohkem kui noori inimesi, mis on tegelikult tore tendents, ma arvan, mida me näeme nagu. Ja ma siiani toon näite, ma loengutel ka kõige vanemad mehed, kes alles mõni aasta tagasi meil käisid, olid mehed, kes sõdisid teises maailmasõjas, 95, 96, 97 vanuses. Ja tegelikult, kui sa näedki, ja ma ei taha öelda, et nüüd tänu jõusaalis käimisele nad nägid nüüd meganoored välja. Ei, absoluutselt, nad tegid ikkagi eale vastavalt
80 ikka pakud, 90 ka pakud, ega seal kuskilt maalt ei saagi aru, kui vana inimene on. Aga mida sa said aru, et kui nagu 95-aastane mees suudab nagu toengus teha 15 jalatõstet, siis oli ka selge, et tõenäoliselt, kui ta läks koju, ta tõenäoliselt käis ise poes ära veel, tõenäoliselt saab ise potil käinud, saapa paelad kinni, et ta peab helistama lastele, kes talle suppi nina alla panevad, et see on see point. Küll teistel juhtudel ma kuulen, kui on eakam inimene, ütleb, et ma ei saa päeva tekki kokku. Vaata, siis on nagu küsimuski, et aga miks me midagi siis ei tee, et me lihtsalt tavapäraseid igapäeva toimetusi saaksime hakkama ja võtta on selle jaoks eelkõige vajalik. Ja kusjuures olgu öeldud, et tõesti, me teame ju ka täna seda, et ega seal ei ole nüüd üks-ühele seost, et kui inimene nüüd ainult on füüsilist aktiivne, siis ta umbes elab selgelt kauem. Et seda uuringut ma ei julge öelda, et täna nagu on toodud, on ka täiesti sportimatuid inimesi, kes elavad täna 100-aastaseks, eks ole, selgub, et ta veel suitsetab ja joob, aga antud juhul on antud väga hea geneetiline selline taust sinna taha ja tõenäoliselt vähe kaasavaid haigusi või need on väga vastupidavad ka mürgitamisele teisel juhul, eks ole. Aga mida nagu mõelda on jah see, kuidas lihtsalt oma kehas hakkama saada ja koos vanusega tõesti, kui ma vaatan täna, mul on ka 60 pluss vanused, kes minu juures iganädalaselt käivad, selge on see, et nende koormuste valik võrreldes nüüd kas või 10 aastat nooremate meestega on selgelt nagu väiksem, et ma keskendun ja kusjuures paljudel ma tegelen lihtsalt sportimis, ütleme, või jõusaalis käimise harjumuse juurutamisega. Ehk ma ei võtagi seda, et kui ta tuleb, et me iga kord peame mingit raskust tõstma. Ei, ta lihtsalt motoorika kinnituks, et ta säilitaks selle liigutusvõime ja tegelikult teine pool on, mis ka teatud edukatel inimestel, kes minu juurde satuvad, on see, et nad lõpus saavad nagu aru, et sa võid olla ka väga rikas inimene, aga sa ei saa osta endale lõpus tervist, ehk sa pead iganädalaselt oma tervisega tegelema ja see arusaam on ka üks asi, mis on toonud palju inimesi, kes ei ole seos oligi isegi sina peal olnud, aga nad on aru saanud ja kõige huvitav on see, et mingisuguse aastase paari järjepideva enam-vähem treeningu juures nad tunnevad puudust nüüd juba. Kui algul oli nii, et sa pidid ikka tagant helistama, et kus sa oled või kas sa see nädal ühe korra tuled, siis nüüd on niimoodi, et 2 ikka käib, eks ole, et vahest juhtub 3 ka, aga 2 on juba harjumus, nii et see on tore tendents. Kristjan, näed sa seda endal kabinetis ka, et on tekkinud inimesed 60-70 pluss, kes käivad tegelikult jõusaalis? Mehed, ja ikka näeb neid ja tõesti, eks ole, mõnikord see 85-aastane vanahärra, kes ongi eluaeg sporti teinud, talvel käib siiamaani, eks ole, metsas suusatamas, mõnikord ka veel nende puusuuskadegagi, eks ole, on suurepärases vormis ja teete vereanalüüsid ja kõik on nagu ideaalne, eks ole, tõesti sellist sporditeadlikku ja mõistlikku tervisespordi harrastamist ilmselt näeme järjest rohkem õnneks. Võtame korraks lauale selle eesnäärme teema ka ikkagi, Kristjan, ja mulle tundub, et see on võib-olla mehe tervise juures asi, millest ehk räägitaksegi kõige rohkem, sest eesnäärmevähk on meeste jaoks selline ikkagi kardetud asi, see on teema, aga mulle tundub, et selline nagu laiem mõistmine sellel teemal on äkki ikkagi just selle sama hirmu varjus kuskil. Millest peaks rääkima, mida peaks ise tähele panema ka vanuse lisandudes just eesnäärme kontekstis? No siin on ka lihtne tõekspidamine, eks ole, et kaebuse puudumine ei tähenda, et eesnäärme käib midagi halvasti olla, et tõesti eesnäärme vähk kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja, kui viimaste värskemate andmete järgi siis 1500, eks ole, uut vähijuhtu aastas, et see on päris suur Eestis, et päris suur number, et tõesti kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja meestel. Ja tema eripära on see, et ta pigem, eks ole, on ikkagi nii-öelda elu teise poole haigus, 50-60 on ju vanuses haigestumine, piik, eks ongi 60-ndate järel. Ja seetõttu, et tänapäeval on tõesti mõistlikud ja head ravivõimalused olemas, kui õigel ajal avastad õigesti ravid, siis see inimese elulemus tegelikult elupikkust ei mõjuta, juhul kui muu tervis on korras, eks ole. Ja seetõttu ongi soovitus, et 40. eluaastatel oleks esimene nii-öelda verstapost, kus siis kõige lihtsam tegu ehk vereanalüüs anda, millest siis määratakse see eesnäärme spetsiifiline antigeen ehk PSA ja see annab meile sellise nii-öelda hinnangu siis selle kohta, et milline see vähirisk igal konkreetsel mehel on ja milline peaks olema intervall, et seda testi korrata. Ja võib-olla ka nagu lihtne asi, mida meeles hoida, kui ikkagi perekonnas on olnud palju pahaloomulisi kasvajaid oma veresugulastel, eesnäärme vähki näiteks vanaisal, onul, vennal,
või ka rinnavähki näiteks naisliini pidi, et siis on teada, et sel juhul on ka tõesti kõrgem risk endal pahaloomulisse kasvajasse haigestuda, siis peab kindlasti see 40. eluaasta olema see, kui see käik, eks ole, kas perearsti juurde või jällegi ka meestearsti juurde ette võtta, et see vereanalüüs ära teha. Ja juhul, kui meil on sellist geneetilist riski, siis täna on meil ka selleks tegelikult analüüs, et siis ka neid geneetikaanalüüse teha, et siis saada teada, kas see mees on kõrgendatud riskiga või mitte, mis jälle omakorda annab sellise personaliseeritud jälgimisvõimaluse, ehk et ka võib-olla väiksema PSA taseme tõusu korral me juba teeme vähispetsiifilisemaid uuringuid, et tõesti õigel ajal see haigus kätte saada. Ehk et tõesti kaebus, kui juba on tekkinud. Mis see kaebus on siis? Mis on see esimene pigem signaal? Annab kaebusi vanusega tekib eesnäeme healoomuline suurenemine, mis tekib kõigil meestel, mille ka on jälle inimesete erinev. Mõnel juhul ta siis tekitab urineerimisega seotud, kusemisega seotud hädasid, et seesnääre paikneb põie all, ümbritseb kusetoru ja lihtsalt kasvades hakkab sinna toru peale suruma, mis teeb, eks ole, surve madalamaks, on raskem urineerimist alustada, ei lähe põis hästi tühjaks, juba tuleb öösel käia mitu korda kusel. Pigem on see kõik selline, mis viitab eesnäeme healoomulisele suurenemisele ja või ka eesnäeme põletikule. Aga eesnäeme vähk ei pruugigi anda alguses mitte mingisugust kaebust. Ehk ta ei räägi sinuga, ta ei ütle sulle, et ma olen kohal, et proovi nüüd uurida. Et see mõttes tõesti see lihtne vereanalüüs, juhul kui ta on täiesti korras, vaatame seda vanuse järgi, mis on norm kella jaoks 40-1 norm, 50-2, 60-3 ja selle järgi saab öelda, kas tule 4 aasta pärast, tule 5 aasta pärast või igaks juhuks tule juba aasta pärast või teeme kohe, eks ole, mõne lisauuring, on see näiteks magnetuuring või välistame need põletikud, et see PSA ei ole ka, eks ole, eesnäärme vähispetsiifiline marker, et ta on eesnäärme spetsiifiline. Aga see PSA ikkagi ütleb ära selle, kas sul on seal mingi probleem? Ta on täna ikkagi parim ja lihtsaim ja odavaim viis, kuidas me saame selle teeraja, eks ole, alustada, et kontrollida, et annab selle vastuse meile. Kas peame kahtlustama või ei pea? Ott 48, sul on tehtud PSA? Mingil hetkel on tehtud küll, on meeles küll, jah. Ma ei mäleta nüüd, kunas ma peaks mis sammuga 48 ja 52, kes siin räägivad, peaksid seda tegema? Sõltub, mis see PSA number teil oli, nii et selle järgi ma ütlen, see on väga individuaalne ja kui ta ideaalses korras ja võib 0,5 juures, siis ütleks, et tule 4 aasta pärast ja ei ole perekondlikku riski. Sel juhul vaatad, tule äkki 8 aasta pärast isegi. Perekondlikku ei tea lähi sellest küll olevat. Kuulge, hakkame vaikselt nagu kokku võtma seda asja. Ott, mis on üks asi? Sa oled siin viidanud ka oma nendele kohtumistele ja esinemistele ja loengutele, mida sa käid andmas, et inspireerida mehi oma tervise peale mõtlema. Mis on see, millest sa täna räägid? Ja mida 20 aastat tagasi oma nagu elu tippvormis olnud Ott Kiivikas ei teadnud, aga mida oleks võinud teada, et kuidagi teha nagu teadlikumaid valikuid. Et mis see sinu elus on olnud? Selline lisandunud teadmine? Lisandunud on ikkagi see, et ega ju, kuna sport õpetas mind ka päris palju valu taluma, siis on ka selge, et võib-olla minu ka keskmine valu taluvus on võib-olla kõrgem kui keskmisel tavamehel, aga mida ma oleks saanud ise ennetada ja mida ma täna räägin, mul oli 5 aastat tagasi kopsutromb. Ja selge on see, et see ei tule ka lihtsalt plaksti, et ta annab ennem ikkagi ennast nagu märku ja kui sa ikka tunned, minul hakkas ta sääres pihta, kui sa ikka, ma ei tea, 5 päeva sääres tunned, et pressib ja ma tegelikult selle diagnoosi põhimõtteliselt suutsin nagu enam ise ära panna, et mul on tunne, et see asi on umbes, siis, aga ta sattus täpselt selle COVID-i aeg, kus põhimõtteliselt öeldi, et istu kodus ja vaatame, et küll läheb üle. Ja tegelikult ta sattuski lõpuks siis kopsu, mis ta siis väikse arteri ära ja ma läksin siis arsti juurde põhimõtteliselt siis, kui ma juba köhisin verd. Ehk sisuliselt nagu kõik need sümptomid on tegelikult varem on selgelt ennetatavad ja täna ma räägingi meestele sedasama kogemuslugu ka ja selge on see, et siin oli ka teatud geneetiline roll, pluss kindlasti tippsport, kui see 25 aastat ilma vahet pidamata suurte koormustega küll treenid, küll viid keha vedeliku sisalduse teatud hetkedel hästi minimaalseks, mis on trombide tekkeks nagu soodus, kõik nii edasi, et siis on selge, et eks seda keha sai nagu väntsutatud ka ja kui on soodumus ka, siis oli tõenäoliselt aja küsimus, kui see juhtub nagu. Et see on üks asi, mida ma täna... ikkagi sa ootasid ära, kuni asi
asi läks jamaks. No jah, vaata, ega sul on ikkagi ka selline mentaliteet ja ma ei eristugi keskmist Eesti mehest, et ma ütlesin ka, et Rainer ütles ka, et kutsume siin kiirabi, ma ütlesin, kuulge, seda etendust me siin ei kingi. Et kui ma lähen, siis ma lähen ise, eks ole, et mingil hetkel sa pead ikkagi ja hiljem ka, kui on ikkagi olnud juba mingid sümptomid, mida vaatan, et pagan, see asi ei ole õige või normaalne, siis nüüd on selge, et kui sa ühe korra sellise ehmatusega saad hakkama, siis sa edaspidi oled selle koha pealt leebem, alandlikum ka isegi, ütleks niimoodi. Kristjan, mis vaadates Eesti meeste tervist kuidagi tervikuna, mis sind praegu kõige rohkem muretsema paneb ühest küljest ja mis sulle kõige rohkem lootust annab? No kõige rohkem tõesti paneb see sama üle ka muretsema, et kui me vaatamegi, võtame kõige nooremate vanusegruppi, et võtame need 16 kuni 20 aastased, et tõesti võrdleme hetkega siis, kui Eesti uuesti iseseisvaks riigiks sai 90 algus ja tänapäev, et see ülekaalus olevate noorte osakaal on tõusnud 4-5 korda. Mis tähendab, ja tõesti igas vanusegrupis me näeme sama ja me teame, et see kõik on seotud paljude terviseriskidega, et see on võib-olla tundub nagu võib-olla liiga lihtne vastus, aga mõne mõttes see tõesti on üks väga oluline asi ja see sageli see ülekaal ikkagi on kombineeritud mitmest asjast, liikumisharjumuste inimeste muutusest, tõesti oleks harjunud, et siin viiakse kooli autoga, tööl käid autoga, jala käid vähe, aga söömisharjumused ei ole, eks ole, kooskõlas sellega, ikkagi sööd liiga palju ja nii see ülekaal, eks ole, tekibki. Et mingis mõttes võib-olla sellist nende terviseteadlikku käitumist ja arusaamist, et kuidas inimese keha ikkagi toimib, on vaja kuidagi veel paremini kohale viia. Ja teistpidi nagu lootust annab tõesti see, et mehed... Vabandust, enne kui sa selle juurde lähed, minu arust seda teadlikkust ei ole kunagi olnud varem nii palju, et seda õige vastuse andmise rohkustena, kui me teeksime mingi sellise üldise küsitluse, me saaks ikka väga, väga ilusa pildi. See lihtsalt ei ole omavahel seotud mitte kuidagi nii-öelda teoga või käitumisega kahjuks. Et see, et sa tead, ei tähenda tegu. Jaa, muidugi on nii, et teadmine alati ei vii selleni, et tõesti käitutaksegi nende nii-öelda soovituste järgi, et seda kahjuks muidugi näeb, ja mõnikord otsitakse tõesti abiga nii-öelda iseseisvat, eks ole, otsustatakse, et ega ma ei pea ju minema arsti juurde, et leian ise mingid ravivõtted, eks ole, kas või siin testosterooni hakata ise kuskilt juurde hankima või otsida abi mingitest toidulisanditest, mille ülesöömine tegelikult on ka terviserisk, eks ole, tõesti veel hullem on anapoolsete steroidide iseseisev kasutamine, et see ikkagi võiks ja ainult peaks olema nii-öelda arsti ettekirjutusel antud raviviis ja tõesti mõnel juhul on see möödapääsnud, et aidata mehel sellest nii-öelda andropausi olukorrast on ju välja murda ja elus nii-öelda edasi minna. Aga tõesti iseseisvalt hakata testosterooni endale süstima on kindlasti üks on ju mõte, mida ei saa mitte kuidagi kuskilt heaks kiita. Nii, aga lootustande pool. Mida me täna näeme kahjuks. Okei. Aga lootustande pool ongi see, et selline meeste tervise teadlikkus on selgelt paranenud, selgelt saadakse aru, eks ole, julgetakse võib-olla rohkem tulla ka arsti juurde. Samas paar aastat tagasi, eks Tervisekassa tegi uuringu just selle kohta, et miks siis mehed ei käi arsti juures. Et ühed pidi olid sellised nii-öelda olukorrast tingitud põhjused, et arsti juurde mineku aeg ei klapi hästi töörütmidega ja kohati ootejärjekorrad on pikad ja korralduslikud küsimused on need, mis häirivad. Aga teistpidi sealt ikkagi tuli välja väga selgelt ka see, et selline mehe mõtteviis Eestis on see, et tugev ja õige mees ei kurda. Et sa kurtmine on nagu mingi patt, eks ole, või enda nõrkuse tunnistamine. Et tervise puhul see tõesti ei ole nii, et pigem vastupidi, et tark ja julge mees, eks ole, julgeb kurta ja julgeb oma tervise murest, eks ole, ka mõistlikul ajal rääkida, et ei pea nagu kannatama ja ootama, et asi väga hulluks läheb. Et nüüd ongi ainult nagu, et ootame ära, kuni lõpuks siis kiirabi tuleb kelle sõbra või pereliikme kutsumisel, et siin ikkagi ennetavad võtted on need, mis on mõistlikud teha, et tõesti head mehed, et ärge kartke end mõnikord tunnistada nii-öelda nõrgemaks ja tulla, eks ole, ennetavat tervist kontrollima. Vaatame, Ott noogutas vahepeal nii kõnekalt ja tähenduslikult.
tõetera oli jutus sees ju, nii ongi ja siin on see praktiline näide siin samas kõrval istub ka, et kes täna jagab ise seda kogemuslugu, aga nagu öeldakse, mõni mees peab kõrvetada saama, et võib-olla järgmistes seda kõrvetamist vältida, nii et. Ott, kui mõni meesterahvas, kes on meid nüüd siiamaani kuulanud ja ikkagi saanud ka mingi inspo, et olgu, ma tegelikult peaksin oma tervisele tähelepanu pöörama, mis võiks olla sinu meelest esimene realistlik samm, millest võiks siis alustada? Ei ole mõelnud sellele teemale, ei ole pidanud seda tähtsaks, aga nüüd esimene asi, mis ma võiksin teha? Esimene asi on kindlasti ikkagi füüsilist aktiivsust suurendada, ükskõik millisel kujul, see on kõige lihtsam viis ja see ei tähenda ka kohe, et peaks tormama nüüd jõusaali, aga kui inimene avastab, et ega ta väga jala ei kõi või ta ei ole harjunud õhtuti mingid jalutuskäike tegema, sest päeval, kui inimene tööl on, ega seal on 2 aega, kas varahommik või peale tööd aeg, et okei, täna vaadateski praegu seda, millal me seda saadet ka teeme, on hea aeg alustada, et oma harjumus juurutada, et kui sa proovid talvel sellega alustada, on pagana vastik ebameeldiv, aga kui sa hakkad, ütleme, kevadel pihta, terve suve teed ja jätkad ka sügisel, siis on suur tõenäosus, et sul mingil kujul säilib see ka talvel, nii et ma arvan, et see on esimene nagu asi. Ja teine asi ka võib-olla seda, et kui treeninguid alustada, siis treeningu alustamise mõte peaks olema selline, et ma lihtsalt lähen trenni alguses, ehk ta ei eelda meeletut pingutust, mida tihti kogemata ka tehakse, millele järgneb meeletu lihasvalu, et tegelikult esimesed trennid peaks olema kõik niimoodi, et ma lõpetan selle pingutuse ära siis, kui ma tegelikult tunnen, et ma jõuaks vabalt, ma ei tea, 5 korda veel kangi suruda, aga ma lõpetan selle ennem ära. Siis on garanteeritud selline mõnus tunne, mis tegelikult kaasneb, et sa tunned, et mingi lihastoonus tuleb, aga ta ei ole valus ja siis see asi võib isegi meeldiv olla nagu. Et ma arvan, need on need põhilised võib-olla kõige lihtsamad asjad, millest alustada. Sama küsimus, Kristjan. Ma ka täitsa nõus sellega, et see enda liikuma saamine on üks asi, et ka näide iseenda pealt, et ka täna siia stuudiosse tulles vaatasin, et täpselt on nii palju aega, et jätsin auto koju ja tulin kodust jala siia, et tõesti oleks selles päevas mingit kõndimist ja on paar uuringut, mis on näidanud ära selle, et kui sa vähemalt kas või 30 minutit natukenegi kiiremini kõnnid, nii et korragi südame löögisagedus tõuseb, juba ainuüksi see tegelikult aitab neid südame-veresoonkonna haiguste riske ja mehel ka reaktsioonihäirete riske ära maandada, et see 30 minutit igast päevast leida või kas üle päeva leida, oleks see nagu ülimiinimum, aga see peaks olema tegelikult igaühele tehtav. Ja tõesti, kui sa ikka ei ole 30 aastat sporti teinud või ka 20 aastat, siis ei pea esimene asi olema see, et võtad sihiks triatloni või maratoni või mõne muu, eks ole, tõesti väga suurt füüsilist pingutust ja väga head ikkagi ka südame-veresoonkonna seisu eeldavat tegevust, et ikka mõistlik tasasõuad, kaugele jõuad, lihtne põhimõte on see, mis sellel juhul ka kehtib, et tõesti tasub enda liikuma sundida, korra vaadata oma see Google'i kalender üle, et kus need augud on, eks ole, ja sinna teadlikult planeerida aega iseenda ja liikumise jaoks. 500 eurosed tossud ja 1000 dressi peab ikkagi kohe ära ostma. Kui see motiveerib sind liikuma ja see on see, mis paneb sind õue minema, siis ja raha on, siis loomulikult osta 500 eurosed tossud ja elu on ilus ja terve. Kristjan, ma kujutan ette ja isegi ka tean ju inimesi, kelle jaoks see esimene kõne on kõige raskem, kui on vaja arsti juurde hakata minemist planeerima. Kui homme hommikul peaks tekkima mõtet, okei, mehed rääkisid, no ma saan aru ja tõesti, minu enda asi, aga ma ei tea, mida ma siis päris täpselt ütlema pean. Helistades registratuuri, millest ma peaks alustama? No kõige lihtsam ongi, et ma soovin tulla oma tervist kontrollima ja registratuuri inimesele ei pea tõesti kõiki ka võib-olla diskreetseid tervisemuresid ära jagama ja ma usun, et tänased arstid ikkagi on ka nii osavad, et nad suudavad selle mure selle mehe käest, kes alati ei taha ja võib-olla ei oska rääkida ja tunnebki, et nagu ei ole sõnu, millega muret kurta ikkagi kätte saada, et ei pea kõik kohe registratuuris letti laduma või telefonidele ära rääkima, et piisab sellest tahteavaldusest, on ju, et jah, ma tahan tulla kontrollima ja sellest juba piisab. Ja siis kalender ja siis see aeg sinna planeerida. Kristjan Ott Suubur, aitäh teile selle vestluse eest, aeg läks ülikiiresti ja ülisisuliselt, kui on jumalast ükskõik milliseid küsimusi, repliike või kommentaare, andke aga tulla. Ilust päeva jätku!